On hall ja vihmane laupäeva hommik. Sa istud kodus, sul natuke jahe, sa paned selga kampsuni ja mõtled, mida oma elus tahad saada. Sa haarad oma telefoni ja ilma mõtlemata vajutad automaatselt sellele puna-roosa kollasele ikoonile ja sisened kõikide unistuste maale. Inimesed on laitmatute figuuridega, õnnelikud, puhkamas eksootilistel reisidel, nautimas elu oma kallimaga või oma täiusliku perekonnaga. Sel hetkel sa tunned, et justkui kogu maailmal läheb paremini kui sinul, sest kõik naudivad oma elu täiega. Aga selles narratiivis on üks oluline ebakõla. See on fakt, et alateadlikult võrdled sa oma argipäeva teiste elu tipphetkedega. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi me võrdlesime ennast oma sõpradega ja lähedastega, siis tänu sotsiaalmeediale võrdleme me ennast kogu maailmaga. Inimestega, kellest me tegelikult ei tea mitte midagi ja kelle üles puhutud elu me vabatahtlikult jälgime. Miks me üldse tahame omada kalleid ja ilusaid asju ning näidata maailmale, et meil on need olemas? Selleks, et olla keegi. Olla keegi asjade kaudu on segu sotsiaalsetest, kultuurilistest ja isiklikest faktoritest. Me tahame kuuluda, saada heakskiitu, paista edukad ning võidelda hirmu vastu, et äkki ma ei ole piisav. Kallid või ilusad asjad annavad meile lühiajalise turvatunde, kuid ei lahenda sügavamaid vajadusi nagu enesekindlus, lähedussuhted või tõeline kuuluvus. Kuidas seda negatiivset efekti vähendada? Siin on mõned lihtsad asjad, mis kohest muutust toovad. Sinu enda teekond. Võrdle ennast ainult iseenda varasema versiooniga, mitte teiste edulugudega. Ehk ära võrdle oma esimest peatükki kellegi teise 15. peatükiga. Teadlik sotsiaalmeedia unfollow. Jäta alles vaid need inimesed või lehed, mis inspireerivad või harivad sind, ilma alaväärsust tunnet tekitamata. Tipphetked versus argipäev. Iga kord, kui kadedus tekib, tuleta meelde, et sotsiaalmeediasse postitatakse enamasti elu parimaid hetki, mitte igapäevaseid võitlusi. Vaata läbi kõrvalpilgu. Kas ma tahaks tegelikult kogu tema elu? Sageli kadestame kellegi teise puhul mõnda üksikut aspekti nagu raha või välimus, aga ei arvesta, et sellel inimesel võib taustal olla terve rida muid probleeme või kohustusi. Seega, panusta aega päris ellu, mitte kellegi teise tipphetkede vaatamisse. Leia inimesed, kellega saad käia oma rada, kes näevad sinus väärtust ka siis, kui sa ei ole Instagrami versioonis endast. Sest lõpuks ei määra sinu väärtust see, kui palju sul on, vaid see, kes sa oled.